Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! Kell on 8 minutit, 1 läbi ning eetris on värske Krimiraadio. Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on täna ka ekspert, endine tipp-politseinik, poliitika kirjamees Andres Anvelt. Tänase saate teises pooles tuleb stuudiosse Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, kellega räägime sellest, kui palju energiat ja politsei ressurssi nõuavad relvade ja relvataoliste esemetega vehkivad üldjuhul joomased tegelased. Aga tänast Krimiraadiot alustame teemaga, mis mõnes mõttes jäi eelmisel nädalal pooleli. Nimelt räägime tänases saates edasi eluaegsetest vangidest ning seda just seetõttu, et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed, mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juht Kalle Klandorf. Ja Kalle Klandorfi olemegi täna külla kutsunud. Tere tulemast Krimiraadiosse, härra Klandorf! Tere päevast! Kalle Klandorf, öelge, miks Eestil on sellist raamatut vaja? Ma ei oska öelda, kas seda nüüd just nii väga vaja on, aga kuna Eestis on siiski üpris palju Eesti suurust arvestades neid eluaegseid vange, kes praegu istuvad ja aeg-ajalt inimesed soovivad nende kuritegudest täpsemalt teada saada, mille eest nad siis istuvad ja inimesed peaksid lihtsalt otsima seda ajakirjandusest kuskilt eestpoolt, mis on varem avaldatud raamatutest, siis kirjastus Paradiis ja Martin Kivirand, selle kirjastuse juht, otsustasid niisuguse raamatu välja anda, kus on kõik need eluaegsete lood sees ühes raamatus ja tuligi päris paks raamat, 400 lehekülge. Andres, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on sinulgi mõttes olnud sarnane raamat kirjutada ja oled teinud selle kohta isegi raadiosaateid, kui ma nüüd jällegi kõik õigesti mäletan. Et see on tuttav teema. Need on 2 asja, üks on raadiosaade, mida me Dagmariga tegime 3-4 aastat ja kus me enamus need lugudes läbi käisime, aga jah, selles on tõe hetk olemas, et Martin pöördus ka minu poole sellest samast Paradiisist, aga ma kahjuks oma ajasättumustega ei saanud kuidagi niimoodi, et ma oleks saanud selleks ajaks valmis, kui soov oli kirjastusel, nii et seekord ma arvan Kalle, kes on palju staažikam kirjamees kui mina, sai sellega kindlasti hästi hakkama. Neid lugusid, nende lugudega ma olen tutvunud ja tõesti nad on ka minu peas mingil määral ära leierdatud, aga mis ma tahan öelda Kalle jutu nagu täienduseks, et kui me räägime meie 90 aastatest, kus enamus nendest eluaegsetest kurjategijatest vangi sattusid, siis seda aega on üldse meil, just ma mõtlen kriminaalpolitsei peal või siis kriminalistika või kriminoloogia poole peal, väga vähe dokumenteeritud. Meil ei ole arhiivides eriti midagi, omal ajal hävitati ära ka suur osa kriminaalasju ja jälitustoimikut, nii et ma arvan, see on tänuväärne töö. Jah, ta on suuresti kindlasti ajalehe artiklite pinnalt ja inimeste mälestuste pinnalt, kuid ka nende koondamine on ajaloolise aspektis väga oluline. Aga saamegi kohe küsida Kalle Klandorfilt, et mida me sealt 400 leheküljelt siis täpselt leiame, mis sinna kompotti kokkuvõike on saanud? Ütleme niimoodi, et enne Eesti aega oli siis meil selline seadus, et need kurjategijad, kes siis sooritasid mitu mõrva, need siis said surmanuhtluse, aga 98. aasta kevadel kaotati siis surmanuhtlus Eestis ära ja nendele hakati andma eluaegseid vanglakaristusi. 24. aastal istus Eestis 29 eluaegset vangi ja kõige noorem nendest oli siis tollel hetkel oli Jüri Ustimenko 81. aastal sündinud ja kõige vanem oli siis 54. aastal sündinud vang. Et mida me siit saame teada? Me saame teada, mille eest ja kas õiglaselt, iga inimene võib ise järeldusi teha, on need inimesed saanud sellise karistuse, millised need kuriteod täpselt olid. Osad kuriteod olid suunatud politseinike vastu, osad kuriteod olid lihtsalt, sisuliselt võib öelda ka mõned olmekuriteod, aga neid mõrvu oli mitu. Osad olid täiesti inimesed, olid nagu ära pööranud, ei olnud päris nii-öelda adekvaatsed, kui sooritasid päris jubedaid mõrvasid. Oli sarivägistajaid, oli inimesi, kes tükeldasid oma sugulased ära ja ajasid nad kanalisatsiooni kaevudesse ja nii edasi, et siit me saame lugeda
väga palju asju ja ma nagu siin oma raamatu eestsõnas ka ütlen, et see kindlasti ei ole öökapi raamat ja kui lapsed saavad selle raamatu kätte, siis nõuavad see vanemlikku selgitust, need raamatolood. Vanade lugude nii-öelda ülerääkimine on üks paganama sensitiivne värk, et mis te arvate, kuidas reageerivad need inimesed, kes raamatust oma loo ära tunnevad? Näiteks menetlejad, advokaadid, kannatanute lähedased ja nii edasi. No seda raamatut tehes tegelikult oligi dilemma selles, et kuidas siis nüüd kaitsta neid kannatanuid ja eks iga lugu kellegile meenub ikka kuidagi moodi ja keegi, kes seda lugu täpsemalt teab ka nende kannatanute nimesid ja kurjategijate nimesid. Aga Eestis on praegu selline isikukaitseseadus, kus me peaksime mitte ütlema neid õigeid nimesi välja. Antud raamatus kurjategijatel on kasutatud ainult eesnimesid, aga meil nagu on lubatud siis politseinike, kohtunike ja kõigi muude nimed avaldada ja need on ka siin avaldatud, need inimesed. Nii et tegelikult selle raamatu kirjutamine oli paras raskus ka nimede väljamõtlemise peale, oli raske mõelda nii palju nimesid välja. Kuidas te ise suhtute sellesse, et siin raamatus ei saanud ja ei tohtinud just nende kõige hullemate kurjategijate nimesid välja kirjutada? Kuidas selline pättide kaitsmine tundub teile? Raamatuks ja tagantjärgi kirjutada, see on iseasi, aga just kui tänapäeval võib-olla, ma ei tea, kas Andres muga nõus on, aga vanal ajal, veel vanal hallil ajal oli selline asi, et ikka väga palju õiguskaitseorganid pöördusid inimeste poole ja kui oli vähegi teada kurjategija tundemärgid, tema nimi, tema asukoht, tema võimalikud tuttavad, kus ta võib ilmuda, siis anti sellest teada inimestele täies mahus. Ja inimesed ikkagi tihti aitasid. Oli ka muidugi tekkis lisatööd, kus eksisid inimesed, aga väga palju oli ka inimestest abi. Viimase näitena näiteks tasub ju mainida siin alles seda Leedus Kaunases juhtunud asja, kus anti väga täpsed kurjategija tundemärgid, koordinaadid, kus ta võib olla ja inimesed ise pidasid topeltmõrva sooritanud mehe kinni üsna peale mõrvade sooritamist. Ehk et selline nimede varjamine pole teie arvates ikkagi nagu raske kurjategija nime varjamine pole teie arvates mõttekas ikkagi? Kui meil on ikka tõsine kahtlusalune teada ja kus ta sooritas selle kuriteo ja kõik nii-öelda kaudsed andmed viitavad sellele, et tema sooritas selle kuriteo, siis võiks küll natuke rohkem avalikustada. Andres? Ma tahan siin oma arvamuse öelda kindlasti, et ma arvan, et tegelikult see on natukene selle raamatu puhul võib-olla üle pingutatud need inimesed, kes on süüdi mõistetud, nad ei ole kahtlusalus, süüdi mõistetud, nendest on tegelikult meedias räägitud tonni ja tonni, nagu öeldakse, ja ma arvan, nende nimed oleks siin kindlasti rahulikult sees olla, aga ma mäletan omal sai ka selle Martiniga Paradiisis suheldud ja see oli selline, ütleme niimoodi, riskide maandamine, sest me teame, et meil on olemas eluaegselt hulgas ka inimesi, kes armastavad kõige rohkem sellist asja nagu mööda kohtuid loksutada kõiki, keda üldse võimalik sarikaebajad ja kes õpetavad neid välja ka siis oma, nagu öeldakse, siis teisi kolleege seal kinnipidamisasutuses. Nii et mida ma tahan öelda, et kannatanutega siin on teema ühene. Need menetlejad, advokaadid, see on nende igapäevaelu ja töö ja nemad ei pea seda üldse kartma, nii et ma arvan, et oleks võinud kindlasti olla ka need Mitjuginid ja Justimenkod, aga ma arvan, et kes vähegi viitsib, aitab ühest nupule vahutamised kuskil Google'is ja sul on kõik need nimed tead. No just, sest tegelikult nagu ma aru saan, siis ka palju on siin kasutatud ajakirjanduses ilmunud artikleid ja seal tegelikult on ju ka need nimed kõik ikkagi puhtalt välja kirjutatud, aga teeme siin ühe väikese pausi, tuleme juttudega kohe pärast väikest kaubanduslikku teadaannet tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti meie ekspert Andres Anvelt. Me jätkame vestlust eluaegsetest vangidest ja seda seetõttu, et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed, mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juht Kalle Klandorf, kes on ka meie tänase saate esimene külaline. Nagu me enne pausi rääksime, siis paljudest neist eluaegsetest on meedias kirjutatud. Kalle Klandorf tõenäoliselt nii mõnegi
selle tegelase teod on teile varasemast teada. Kas selle raamatu koostamisel ja kokkukirjutamisel tuli ette ka mõni selline lugu ja selline tegelane, kellega te polnud tuttav või kelle see tegu ja tegutsemine oli mõnevõrra üllatavam kui teised? Jah, need sündmused, mis on Tallinnas olid toimunud, nendest ma olin kuulnud ja mõnest olin ka võib-olla mõne avastamisest natuke külgepidi osa võtnud. Ma arvan, et Andres teab neid Ida-Virumaa ja väljaspool Tallinna asju rohkem, sest et kõik, mis toimus väljaspool Tallinna ja kõik üldiselt ikkagi niisugused rasked tapmised olid kõik keskkriminaalpolitsei lahendada ja eriti just kõik, mis väljaspool Tallinna toimus. Aga siit võib välja tuua üsna mitmeid lugusi. Päris niisugune julm lugu on 6. lugu Lilleküla mõrtsukas, kus siis üks kurjategija tappis 2 naist ära, vigastas neid rängalt, torkas silmad välja, tõmbas soolikad kõhust välja, lõi suguelunditesse kaikad sisse, ühesõnaga selline kole lugu oli ja selle avastamisega olid siis ametis nii keskkriminaalpolitseinikud kui Tallinna politseinikud ja lõpuks ka need kuriteod avastati ja neid on kindlasti palju. Ma ei oska öelda, kas midagi üllatuslikku on. Võib-olla sellise halva mulje minu jaoks, mitte halva mulje, see on vale sõna, võib-olla jätab see, kui riigikord meil vahetus, kuidas siis Venemaal kinni istunud tapjad, kes olid Eesti elanikud, saadeti Eestisse, seal nad olid mõistetud tihtipeale pikaks ajaks vangi või olid siis psühhohaiglas ravil, kinnistes haiglates ja tulid siia, siin tehti kiire arstlik kontroll ja mõned tunnistati nendest täiesti süüdivateks ja lasti kohe lahti, ilma et mingit järelevalvet nende üle teostatakse just Ida-Virumaal, seal olid mõned juhtumid, Andres teab neid paremini ja siin on ka nagu seal tekkis selline moment, et kui riigikord vahetus, siis meie psühhiaatritele tehti selgeks, et väga palju dissidente on pandud lihtsalt hullumajja, aga tegelikult selle sousti all pääsesid välja ka tõsised kurjategijad meilt ja nende ravi täiesti jäi unarusse. Andres, sa siin noogutasid, kui Kalle rääkis nii Lilleküla mõrvarist kui ka siis nendest Ida-Virumaal tegutsenud psühhopaatidest, kes millegipärast välja said, et tuleb tuttav ette kõik? Ja muidugi tuleb tuttav ette kõik ja kui me räägime sellest samast Lilleküla mõrvarist, ma julgen nime välja öelda, kui ma ütlete Vladimir Dinetov. Ja siis tema puhul on veel selline väga huvitav asi, et mis pärast ta nagu ka ajalukku läks, et siis tehti väga palju selliseid uudseid kriminalistilisi ekspertiise ja see kodanik tuvastati üldse šašlõki järgi, mis leiti siis ohvri kõhust. Ja mille järgi tehti kindlaks, kus kohas sellist šašlõki sai süüa ja tegelikult jõuti ka sellise huvitava lahendini, sest tol ajal ei olnud ju selliseid vahendid nagu tänapäeval, et meil DNA-d võetakse sündmuskohal, siis meil lihtsalt ei teadnud sellistest teemades, aga Ida-Virumaal siin on Kallel 100% õigus et Ida-Virumaa jäi selliseks läbikäigu hooviks mingil määral 90-ndatel, kus siis väga paljud vabanenud, just Venemaalt vabanenud, sealhulgas ka psühhiaatriahaiglatest vabanenud kurjategijad siis said, nagu öeldakse, jala maha, sest esiteks nendel oli seal ees ka sellist tuttuvat kontingenti ja peale selle sinna oli lihtsalt natuke lihtsam jalg maha jääda, kui näiteks, kui sind vabastaks kuskilt Männiku erikomendatuurist, mis selleks oli siis nagu avavangla omal ajal. Aga fakt on see, et see kõik tõi kaasa sellise väga äkilise kuritegevuse tõusu. Ma veel kord rõhutan, see on alati hea kuulajatele, nagu ma ütlen, ja samuti ka akadeemias, kus ma lugemas käin, tuleb meelde tuletada, 94. aasta oli Eestis pea 400 mõrva. Eelmine aasta oli 20 natukene pluss. Nii et peame vaatama, nagu öeldakse, 2 Eestit ajalooliselt selle 30 aasta jooksul. Remargi korra selle Vladimir Dinetovi Lilleküla mõrtsuka kohta, et tema ju oli üks neist, kes ka alguses surma mõisteti, hiljem siis eluks ajaks kinni mõisteti ja teda on tänaseks surm nuhelnud siin üks 4-5 aastat tagasi, ta siit ilmast lahkus. Aga Kalle Klandorf, öelge, kas te õppisite selle raamatu koostamisel eluaegsete vangide kohta midagi uut, mingisugust ühist mustrit märkasite? Jah, et ma tegelikult jõudsin, ma nimetan ka siin eessõnas ära need asjad, mis mulle silma jäid ja võib-olla ma nii põhjalikult neid momente ei lahanud eessõnas, kui ma ise olen hiljem mõelnud ja küllap ka Andres nõustub minuga, et esiteks
need inimesed, kes siin meil figureerivad raamatus, on ebaõnnestunud perekondadest ja mitte selles ebaõnnestunud perekonnast ema-isa läksid lahku lihtsalt, ema-isa olid korralikud, ei. Need emad-isad olid tihtipeale alkohoolikud, narkomaanid, kurjategijad, kes ei tahtnud ja ei suutnudki oma lapsi kasvatada, et see oli üks selline põhjus. Et teiseks, enamik neist oli kooli pooleli jätnud ja muutusid nagu ei tahtnud õppida, ei tahtnud pärast tööle minna, leidsid, et kuidagi teistmoodi on vahendeid lihtsam hankida endale eluks ja nii nad läksid kuritegelikule teele, algus väiksemad kuriteod, pärast juba mõrvad. Kolmas oli see, millest me rääkisime, psühholoogiline tegevus, psüühiline seisund, nende ravi, mitte ravimine. Neljandaks võib olla, et mingil hetkel, ma saan aru, kohtunikud, prokurörid, kõik on inimesed, mingil hetkel võib olla need kuriteod, millega inimene oleks võinud kohe süüdi mõista, ma ei ütle, et eluaegselt anda, aga kohe ütleme istuma panna, jäeti tegemata, mõned inimesed vabastati sisuliselt kohe eeluurimise alt peale seda, kui nad olid kellegi ära tapnud või väga raske kuriteo sooritanud, ütleme mitte tapnud, aga üks mees siin lasi omale naisele püstolist, eks ole, aga teda ei võetudki lõppkokkuvõttes vahi alla. Ja nii need kurjategijad tihti aeg-ajalt pääsevad ka meil vabadusse, ilma et nad kohe alguses nagu elimineeritakse ühiskonnas. Ma sellest vabadusse laskmisest tahakski rääkida. Väga paljudel eluaegsetel vangidel on hakanud nüüd tekkima võimalus vanglast enne tähtaega vabaneda ja nii mitmedki on juba vaba mehena ringi jalutamas. Mismoodi te seda protsessi pealt vaatate? Teie, kes te teate nende meeste lugusid ja tausta ja nüüd nad jalutavad siin. Kõige huvitavam on see, et selle raamatu koostamisel on selgunud, tähendab, ega neid andmeid on suhteliselt raske saada, kes täpselt vabaks on. Kui ajakirjanikud tublid saavad meil teada, kirjutavad sellest, et keegi soovib vabaks saada või keegi on vabastatud, siis me saame teada enam-vähem, et ta on lahti ja ta kuskil elab ja tegeleb millegagi. Edasi me rohkem temast ei tea midagi, aga on selgunud huvitavad faktid, et paar inimest on üldse meil orbiidilt ära kadunud, me ei tea siiamaani, kas nad istuvad edasi oma eluaegset või nad on vabaduses, et mingit informatsiooni nagu inimestele ei ole. Ja praegu muidugi minu meelest ei ole ühtegi niisugust juhtumit olnud, et eluaegne kurjategija oleks uue raske kuriteo sooritanud, kui ta on vabadusse pääsenud. Seda küll tõeliselt ma ei ole tähele pannud, võib-olla midagi kõrvust mööda läinud, aga ikkagi minu arvates me võiksime teada ühiskonnana, et kui need inimesed vabastatakse, kus nad elavad, kuidas neil läheb aeg-ajalt. Ja ikkagi see mõte, eluks ajaks vangi pandud inimene, selleks oli ilmselt väga tõsine põhjus, et ta eluks ajaks kinni pandi, pääseb enne tähtaega vabaks. Kuidas see mõningane vastuolu teile tundub? No seadus on meil selline, eks ole, ja see on mitte ainult meil, vaid see on terves Euroopas ja paljudes demokraatlikes riikides, et on teatud aeg, kui ta võib hakata taotlema vabastamist, eks ole. Kõigepealt ta kohe loomulikult teda ei vabastata, kõigepealt ta lastakse nii-öelda vabakäigu vangiks, kus ta peab ööbima teatud oma kohas, aga ta saab tööl käia, ta saab vahest oma sugulastega kokku saada, mitte vanglas. Teine etapp on see siis, et ta kontrollitakse teda igatepidi, pannakse talle kas võimalik, kas jalavõru, isegi 7 aastaks on võimalik panna, kui isegi mitte 10 aastaks, ma täpselt ei mäleta. Ta peab alluma kontrollile, kui seda korralikult tehakse, ta allub, siis ei ole ju ka mitte midagi. Aga üldiselt on nii, et 25 aasta pealt võib hakata nagu lootust pidama, et välja lastakse, aga muidugi siin on terve hulk ekspertiise, asju, antakse arvamusi kohtule enne, kui kohus otsuse teeb, nii et sellest oleneb. No siin tuleb mainida, et nii mõnigi neist 90-ndatel eluks ajaks kinni pandud tegelastest tegelikult esialgu mõisteti surma. Aga Andres, sa tahtsid siin lisada? Jaa, ma mõisteti esiteks surma sellepärast, et siis kehtis veel, aga niimoodi peatatud oli surmanuhtluse elluviimine, külmutatud, aga kehtis ikkagi veel sisuliselt Eesti NSV kriminaalkoodeks. Ta ümberdatud Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks, aga oli ikkagi selline. Mis ma tahan veel juurde öelda Kalele täienduseks, et siin nende paari inimese suhtes on alust arvata, et nad on üldse Eestist lahkunud. Sellepärast, kui me vaatame ka seda kontingenti, siis nende hulgas oli inimesi, kellel tegelikult pärast vabanemist ei oleks põhjust olnud üldse Eestis
püsivalt elada. Aga iseenesest lihtsalt ma tahan seda alati rahustada, see ongi niimoodi, et eluaegne vanglakaristus ongi mõeldud sellise kokkuleppelise ühe põlvkonna jaoks. Põlvkonnaks loetakse 25-30 aastat, on 25 tegelikult tänapäeval. Ja see ongi see põlvkond, mille aja jooksul siis inimene peab siis saavutama olukorra, kas ta on võimalik teda sinna ühiskonda tagasi võtta või mitte. Siiamaani tõesti ma tahan öelda, et see on olnud päris karm, see sõel, midagi ei ole juhtunud, loodame seda ka ei juhtu, aga siin tuleb ka arvestada, et need inimesed saavad välja eas, kus retsidiivsuse protsent on suhteliselt väikene ja kui ta on ikkagi täitsa selline psühhopaat, siis meil selliseid on ikkagi suhteliselt vähe olnud, kelle suhtes siis nagu me ütleme siin meil USA-s või kuskil suuremates riikides terved instituudid töötavad nende psühholoogilise profileerimise peal. Aga ma pean ikkagi üle küsima, et kas teie kogenud meestena, kogenud politseinikena usute, et vang võib päriselt muutuda või on see ikkagi mingil määral õnnemäng, et veel ei ole midagi juhtunud nendega seoses, kes on välja saanud, aga iial ei tea? No minu arvamus on selline, et ega väga palju paremuse poole inimene ikkagi ei muutu, eks ole. Et kui tal on ikka mingid vimkad küljes, siis tal ikka need jäävad elu lõpuni. Ja mina isegi olen selle teooria, mis oli sajandeid tagasi mitte pooldaja, aga ma lähtun ka natuke sellest teooriast, et inimene ei ole päris puhas leht, kui ta sünnib. Ja ilmselt tänapäeval geeniteooriad ja kõik ka seda ilmselt võib tõestada, et ikkagi kusagilt on vanemate kaudu sellele inimesele antud teatud kurjuse geen kaasa. Kas või kurjuse geen, nimetame seda, ma ei oska seda nimetada. Ja teine asi, üsna sageli kahjuks ma pean ütlema, et ma olen tähele panda, võib-olla see on ka minu aju mingisugune kiiks, et ka teatud kehavormide näo järgi võib minu arvates mõningal määral kurjategijad ka ära tunda, profileerida. Ma siia selle saatuse lõppu ikkagi viskaks korra õhku ka selle mõtte, mis meil korraks tuli jutuks, et kuskilt nagu polegi võimalik teada, et eluaegne vang kas on välja pääsenud, kas ta ei anta ohvritele teada, et ta üldse taotleb seda vabanemist, kas see võiks olla midagi, mis võiks muutuda, et vähemasti ohvritele siis teada anda, et selline mees hakkab välja saama? No teoreetiliselt ohvrid muidugi peavad sellest teada saama. Ja minu meelest ka seadus seda nõuab, et nad peaksid seda teada saama, kui inimene vabaneb enne tähtaegselt, ükskõik kas eluaegselt või mitte. Küsimus on lihtsalt selles, et kas ohver tahab sellest teada ja teine asi, palju ta saab seda protsessi mõjutada. Kokkuvõttes need otsused tehakse ikkagi riigi struktuuri poolt, need ekspertiisid ja kõik muud asjad, mis siis annavad inimese võimaluse vabaneda või mitte. Minu meelest hiljuti siin oli just selline juhus, kus siis ohver kutsuti kohtusse, aga see vist oli üsna alles hiljuti esmakordne üle hulga aja. See oli see, kus meie Pärna maha lasti see situatsioon, kus see poiss lasi maha. Ja siis oli kohtus, tähendab see kannatanu, kes siis on eluaegselt ratastoolis praegu. Just, ja see oli üks väga erandlik meie kohtupraktikas, vähemasti kõik asjaosalised ütlesid, et polnud ammu aega või kas üldse sellist asja näinud. Aga ei ole midagi teha, tuleb see esimene saateosa kokku tõmmata. Endine tipp-politseinik, kõrge linnaametnik ning värske raamatu Eesti eluaegsed üks autoritest Kalle Klandorf. Suur tänu, et te leidsite aega meile saates tulla. Me läheme siit väikesele pausile ja jätkame siis, kui on fookuses juba hoopis teine teema. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Nagu enne pausi sai lubatud, on meil saate teises pooles uus külaline ja uus teema. Ja midagi pole teha, me peame taas rääkima relvade ja relvataoliste esemetega seotud väljakutsetest. Kui sageli tuleb politseil tegeleda relvade ja jällegi nende relvataoliste esemetega vehkivate üldjuhul joomaste tegelastega, sellest räägib meile Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse. Tere. Hisko, on ütlematagi selge, et relva ja relvataolise esemega avalikus kohas vehkimine on ohtlik mäng. Me oleme sellest siin saateski korduvalt rääkinud, aga kodanikud ei kipu justkui taltuvad, vehivad, sihivad, mängivad enda ja teiste närvidega ja eludega ka jätkuvalt ja rohkem kui mullu, on see nii? Jah, jätkuvalt on see probleem ja õnneks
kui nii võib öelda, on need relvad reeglina kas siis mängupüstolid, stardipüstolid, õhupüstolid, et nad ei ole päris tulirelvad reeglina. Et nii palju võib öelda õnneks, aga noh, tegelikult kõrvalvaatajatele ei ole vahet, mis relvaga tegu on, nemad tunnevad ennast ohustatuna ja nemad ka politseile väljakutseid teevad, mis on väga õige. Keskmiselt 3-4 neid päevas on ja loomulikult ka politsei reageerib nendele sündmustele ja tihti mitte ühe patrulliga, vaid mitme patrulliga ja võtavad need sündmused ääretult tõsiselt, sest et ükskord on tegemist päris relvaga ja päris intsidendiga ja selleks peame kogu aeg valmis olema. Ma täpsustan siin mõningase statistikaga seda juttu. Kui vaadata seda tänavust aastat kuni novembrikuuni, siis on olnud 1241 nii-öelda jõulist ja kiiret sekkumist nõudvat Bravo või Charlie väljakutset ja neist koguni 430 on seotud just nimelt nende relvade või rohkem siis relvataoliste esemetega. Võite ette kujutada, kui palju siis ressurssi läheb praktiliselt iga päev, kord 2 või 3 selle peale, et siis võtta maha keegi, kes seal võib-olla pulli pärast või niisama mängib mingisuguse relvaga. Aga see selleks. Võtame ette mõned juhtumid. Täpselt 6 aega tagasi oli vahejuhtum Tallinna kesklinnas Polütehnikumis, kus üks tüüp tuli relvataolise esemega kooli. Seda päeval, kui paljud Eesti koolid olid saanud vägagi kurjakulutavaid ähvarduskirju. Millega oli lõpuks tegu ja mis selle noorhärra peakeses ikkagi toimus, et ta selle relvataolise esemega kooli tuli? No mis tema peas toimus, ega ma seda täpselt öelda ei oska, aga noh, kuna tegelikult hetkel seal ka menetlus käib, siis väga detaili minna ei saa, aga nii palju saab öelda, et pigem oli tegu seal õhkrelvaga, ehk siis ei olnud õnneks päris relvaga, aga mis on nagu murettekitav, nagu ka selles juhtumis on see, et seal antud juhtumis oli tegu alaealisega ja tegelikult meil täna järjest rohkem tulevad pilti alaealised, kes tahavad nende õhkrelvadega toimetada, kannavad neid kaasas avalikus ruumis, vehivad nendega ja tegelikult nagu selle aasta suvine juhtum või ütleme siis kevadine juhtum Tapalt näitab, et õhkrelv on väga ohtlik, kui see kuul lähedalt õigesse kohta lastuna läheb, siis võib olla surmav. Et jah, täna on see probleem meil õhkrelvade poole pealt päris suureks minemas. Andres, aita korraks, et kas ka ütleme sellel ajal, kui päriselt inimesi väga palju tapeti, see on siis 90-ndad, kas siis ka oli mure mingisuguste õhkrelvadega, et politsei pidi pidevalt olema mingisuguses sellises olukorras, kus ta pidi vahet tegema, millega teda sihitakse, kas see, millega sa praegu vehitakse, on mingisugune tongipüstol, stardipüstol või on see ikkagi päris relv või on see ikkagi niisuguse uuema aja probleem pigem? No ma arvan, et see ei ole üldse sõltu ajast, kui politseiniku suunas keegi tõstab relva, ega väga aega ei ole mõelda, et kas see on tongipüstol, on see tõeline püstol, eriti kui see on hämaras või pehmedas, mis mul enda ongi elus ette tulnud on, eks ju, pärast tuli välja opitsoonis tehtud püstel, eks ju, mis oli jälle, mida ta ei nimetanud, ka sellised olid olemas, eks ju, kus üle ühe paugu võib-olla tegi, eks ju, see nagu öeldakse, kukk liikus. Aga mis ma tahan öelda on see, et tegelikult iseenesest õhkrelvad, nii huvitav, kui see ei ole, kui mina tulin tööle veel isegi selle, nagu öeldakse, eelmise keisri aeg või ütleme miilitsasse veel, eks ju, et siis õhkrelvad olid väga suureks peavaluks ka tol ajal miilitsale, piirkonnainspektoritele, mis pärast, sest õhkrelvad olid kõigis koolides olemas, sellega tehti sõjalise tunnis, tehti harjutusi ja juhtunud see ei olnud üldse harv küsimus, kui see õhkrelv võeti lihtsalt nädalavaheeks või õhtuks kaasa, kuna rikuti seda relva hoidmise režiimi, nii et ma tahan öelda, et õhkrelvad on olnud alati sellised, eriti noortele siin meie siis nagu öeldakse Eesti ruumis, ma arvan ka laiemalt, on olnud selline asi, mis ei ole päris mulaaž, temaga saab teha ikkagi pauku, temaga saab purustada mingisugust sihtmärki ja sellepärast on ta olnud populaarne kogu aeg. Siin oli jutuks see Tapa juhtum, see oli siis 6. mail, kui Tapal lasi 33-aastane mees konflikti käigus õhkrelvast teist meest pähe.
lasu tagajärjel raskelt viga saanud 54-aastane mees viidi küll kriitilises seisus haiglasse, kus ta mõni päev hiljem suri. Kas on nüüd teada, mis seal siis toimus? Oli see mingisugune hukkamine omamoodi või oli see mingisugune juhus, et see relv läks lahti või mis seal siis lõpuks selgus? No jälle seal ei ole tänaseks veel menetlus lõppenud, ehk siis, et see menetlus seal veel käib ja seda otseselt nagu kommenteerida ei tahaks, aga noh, see on nagu muster selles mõttes, et kõik no üldse, miks meie politseis hästi kriitilised oleme õhkrelvade ja stardipüstolite müümisega igas suvalises poes, see on number 1, et kui ma olen relvaloa omanik, siis noh, et selleks, et endale relva saada üldse, ma pean täpselt eksami tegema, mulle selgitatakse, millal, kuidas võib relva kanda, kuidas teda käidelda, aga täna me lähme sisuliselt suvalisse poodi, ostame endale õhkrelva, ostame endale stardipüstoli ja tegelikult meile mitte keegi ei ütle, noh, võib-olla parimal juhul on peale kirjutatud, et ära sihi teist inimest, aga kuidas sa temaga käid, kas teda tohib avalikult eksponeerida, noh, kõik see jääb nagu olemata ja loomulikult noored, siin Tapa puhul ei olnud noored, eks ju, et ka täiskasvanud, nad võtavad giftid, nad on ju põhimõtteliselt identsed päris relvale, seda näpitakse, näidatakse oma sõpradele ja niimoodi, siis tehakse lask. Jah, ja niimoodi need õnnetused juhtuvad, mõnel juhul ka mitte päris õnnetused, aga rumalused, mille käigus teine inimene saab viga. Ma lihtsalt täiendan seda, et kui võtta statistikat, siis kui tõpstada kindlasti paremini on vaatame statistika, kui palju juhtub tegelikult ametlike relvaluaga omanike relvadega õnnetusi või kuritegusid. Ikkagi väga-väga vähe. See on olematu asi, mis nendega on, eks ju, statistilises, ütleme selles laines, aga just selliste asjadega, millest me täna räägime, nendest on see ikkagi suhteliselt massiline. Ma tahtsin veel seda lisada, et kui Andres siin tõi omast vanast ajaloost mõtteid, eks ju, õhkrelvade kohta, siis ma tahaksin öelda seda ka, et mina olen nagu uue maja poiss, et seal 2001. aastast tööl ja tegelikult röövlite ja nende pätikampadega terve elu tegelenud. Et on huvitav see, et ütleme siis 2000, 2010 kuni isegi 2020 me eriti ei täheldanud, et nendel kurjakatel oleksid relvad olnud. Reeglina oli nuga, reeglina mõnel oli kurikas kusagil varukas, aga ma ei mäleta, et oleks relvasid olnud, aga täna põhimõtteliselt on igal ühel relv, selles mõttes, et kas ta on ümber ehitatud stardipüstol, kas ta on lihtsalt stardipüstol või ta on siis õhkrelv ehk siis püstol, mitte see pikk püss, eks ju, et ikkagi see püstol. Ja probleem on siin ju tegelikult ka see, et tänapäeval on nad maru sarnased päris nagu töötava relvaga, eks ole, et tehaksegi meelega ju selliseid. No jaa, nad on täiesti identsed põhimõtteliselt, et see on üks asi ja teine asi, mis on väga suureks probleemiks, need samased stardipüstolid, et oskajad tegelased teevad need relvad ümber ja siis nad on põhimõtteliselt nagu päris püstolid. Ja täna me võime ka öelda, et Eesti on ka selles osas ühest nukist üle läinud ja meil on esimene surm Eestis selle aasta suvest ka läbi ümber ehitatud stardipüstoli, et me oleme nüüd ka selle saavutanud. Soome saavutus mõned aastad varem, aga ka seal oli tegelikult Eestist pärit stardipüstol, mis siis Soomes ehitati ümber. Andres, sulle väike repliik. Ainuke repliik võib-olla sellise tõsise teema juures võib-olla natukene 90 aasta siin alguse poole, kus tõesti relvad olid, ütleme, röövimiste puhul palju rohkem populaarsed, siis ma arvan, et kui kuririkuks jõugus oleks keegi tulnud stardi või õhkpüstoli, kes oleks välja naerdus, kõigil on teed laual ja üks tuli nüüd nalja viskama siin. Ja see on muutunud, et tegelikult täna isegi Soome-Rootsi kolleegid ütlevad, et pole mõtet jamada hankida endale kusagilt mingit päris relva, et kui on palju lihtsam mõnekümne eurone stardipüstol, oskaja poiss, kes natukene puurib, natukene toimetab sellega ja teeb moona ka ümber ja need on väga head relvad. Tänavu
25. mai õhtupoolikul, kui tulla veel näidete juurde, sai ka politsei teate, et Tallinnas Stroomi rannas tulistati relvataolise esemega. Politsei pidas kinni alkoholijoobes 68 ja 52-aastase mehe ja mis oli läbiotsimisel huvitav, siis selle noorema mehe 52-aastase valdusest leiti veel mitmeid relvi ja relvataoliseid esemeid ja laskemoona ja no kellegi tegemist oli, et kodus sellist arsenali leidus. No ega nad suures plaanis midagi erilist endast ei kujutanudki ja nagu ma juba ennem ütlesin, lihtsalt see ongi tänane tavapära, et need inimestel on relvad, jah, nad on nagu nii-öelda politsei mõistes ajalooga tegelased, aga nad ei olnud siuksed, tegelikult eakad tegelased ka veel lisaks kõigele muule, aga nad ei olnud siuksed klassikalised, ma ei tea, röövlipoisid, aga ei, enese kaitseks ja väga tihti tegelikult täna õnneks ei ole neid relvi, välja arvatud siis paari aasta tagune Ida-Virumaal siis Toilas, eks ju, kus siis politseinikud olid sunnitud kasutama isiku vastu relva ja ta sai seal raskelt viga, aga paranes. Aga üldjuhul politsei suunas väga palju ei ole neid relvi suunatud, õnneks. Aga enne kui pausile lähme, ma küsin üle, et kui selline tüüp võetakse või tabatakse, kes seal niisama kuskil õue peal juuades peaga vehib oma relvaga ja midagi tulistab ja siis avastatakse tema kodust ka mingisugune arvestatav arsenal, mis selle arsenaliga siis tehakse? Võetakse kõik ära või jäetakse nii nagu on, et ära enam tee või mismoodi see kui see on politsei? Kui see on kõik ebaseaduslik, siis loomulikult võetakse ära ja ta saab omale menetluse ka peale veel, lihtsalt küsimus on selles, mis tal seal täpselt on. Et kui on ebaseaduslikud relvad, ega tegelikult neid ümber ehitatud stardipüstoleid, neid me käsitlemegi kui ebaseadusliku relvana ja ekspertiisist läbi ja kui ekspertiis ütleb, et ta on laskekõlbulik relv, sealt lendkeha lendab vastu sellega või välja ja sellega võib inimesele viga teha, siis ta saab endale paragrahvi ja saab vastava karistuse. Aga läheme siit väikesele pausile. Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja ekspert Andres Anvelt. Meiega on ka Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares ja räägime relvadest ja relvataolistest esemetest, sest ikka veel liiga palju vehitakse nendega ringi. Enne pausi oli juttu sellest, kuidas Toilas siis politsei pidi kasutama jõudu, et maha joosta siis keegi, kes vehkis seal oma relvataolise esemega ja see keegi sai ka tõsiselt viga. Kui sageli selliseid olukordi ette tuleb, Isko, et politsei tegelikult on ikka päris noatera peal see tegutsemine, et sa ei tea, millega seal vehitakse, on see päris relv, mängurelv, mingisugune õhkrelv ja see on, ütleme, murdosa sekundi küsimus, kus nüüd tegelikult inimene võidakse kahjutuks teha nii, et teda enam elavate seas ei olegi. No see Toila teema oli veel selles mõttes eriline, et seal ikkagi tulistati politsei suunas, et lihtsalt stardipüstoliga oli tegu, aga politseinikud loomulikult seda ei teadnud, et teatavasti stardipüstol on nii identne, et seal tuld lendab, kõik on täpselt nagu päris. Aga üldiselt neid juhuseid on ikka nädalas, kus on ikka väga kriitilised hetked, neid on ikkagi päris mitu, kus politseinikud peavad selle kiire otsuse tegema, et kas nad kasutavad ise ka tulirelva või mitte. Reeglina õnneks täna on läinud selliselt, et need isikud on allunud ja kõik on läinud ilusasti ja nii-öelda valutult mõlemile poolele. No ma tean, et Siseministeerium on lubanud selle asjaga tegeleda, mida politsei vajaks praegu kiiremas korras, et mis otsused vastu võetaks, mis otsused peaks ära tegema? No ja nii nagu juba Andres ütles ka, et eks, et kui vanasti olid TT-d, siis täna meil tegelikult ei ole üldse mureks TT-d, et siis täna meil ei ole mureks tegelikult seaduslikud relvad. Et see on nagu väga-väga kaduv väike osa ja nendega üldjuhul probleeme tänavatel ei valmistata. Et enne kõik ikkagi jätkuvalt meil on probleem stardipüstolid, meil on probleem õhkrelvad, ehk siis meie suur palve oleks, et need oleks võimalikult raskesti kätte saadud, ehk siis kindlates poodides ja veel parem, kui nende ostud oleksid registreeritud,
ehk siis kui mina ikkagi ostan endale selle stardipüstoli või ma ostan selle õhkrelva, siis mind registreeritakse ilusasti ära ja minu nimini ta on olemas ja seepärast igal relval tegelikult on see number peal. Loomulikult alati võib neid lihvida ja igasuguseid asju teha, aga jätkuvalt ikkagi ostja andmed on olemas ja kui ma kaotan selle ära, ma pean sellest teavitama politseid ja siis tekiks meil mingisugune kontroll nende relvade üle. No ja need stardipüstolid ja õhkrelvad ei pea mitte mingil juhul olema ju täpselt samasugused nagu päris relvad, nad võiksid vastupidi olla ere-oranžid ja hoopis teistsugused, kui neid kasutada selleks, milleks nad on ette nähtud ja ei ole eesmärk. Nojah, et siin on see, ideaalis nad ei peaks üldse püstoli sarnased olema, aga täna nad on olemas. See värvimise osa, minu mäletamist mööda Rootsi tegi selle eksperimendi, aga see läks halvasti, et pätid värvisid päris relvad roosaks või oranžiks, et see oli veel hullem olukord, et sa ei oska karta, et tekib see. Andres, sulle repliik. Ma lihtsalt tahan öelda, et ühtepidi me ju, teistpidi meil süsteem toimib. Näiteks kui meil on laskekõlbulik relv ja ma mingil põhjusel tahan seda jätta endale, eks ju, ma ei taha enam lahingrelva, ütleme, siis ma teen ta ümber, aga ta on ikkagi registreeritud. Ehk tegelikult mul võib olla siis jahirelv või isegi oma endine püstol, aga mul on ümber tehtud, ta ei ole nagu tulirelv ennem, aga ta on politseis, on see arvel teada. Üks asi, mis pärast politsei on seda vaja. Kui sa reageerid, eks ju, väljakutsele ja siis sa näed seda ju arvutist järgi, et kas see inimesel näiteks, ütleme, siis laskekõlbmatuks tehtud relv endine või on tal näiteks stardipüstol oleks olemas. Jällegi politsei oleks palju lihtsam ja kiirem neid riske ennem analüüsida, kui ta jõuab sinna, kus need riskid hakkavad ellu tulema. No, me oleme siin selgelt välja öelnud ja rääkinud, et relvataolise esemega võib saada, eseme kasutamise eest võib saada reaalselt karistada. Mis karistustest me räägime siin? On need piisavad? Mõjuvad? Ei, ma arvan ikka, eks nad on mõjuvad, et siin ei saa niimoodi aastatest rääkida, eks oleneb väga palju sellest isikust endast ka. Reeglina on ikkagi need, kes neid relvade eest vähe karmimaid karistuse saavad, neil on mingisugune eelkuritegu ka, et kas nad on siis röövinud, on nad ähvardanud, midagi sellist ja tegelikult kui rääkida üldse jälle uuesti tänavast ja nendest relvataolistest esemetest, siis seal on ikkagi see põhikaristus tuleb selle eest reeglina, et mida nad siis täpselt konkreetselt tegid, kas nad ähvardasid, kas nad seadsid seal kellegi eluohtu, et see on see nagu esmane, on ta siis avaliku korra raske rikkumine või ähvardamine või mis seal täpselt koosseis kokku tuleb ja siis juba võib-olla tuleb sinna midagi juurde ka, ebaseaduslik relv, sest et ega karistada, nagu ma ütlesin, avaliku korra raske rikkumise eest, seal ei ole vahet, kas sul on päris ümber ehitatud relv, päris relv, seal sa saad selle oma 2+3 ehk siis see avaliku raske rikkumise saad ikka ära ja siis hakkame vaatama, et mis sul siis seal täpselt oli. Seal on kindlasti üks asi, millega tuleb arvestada, ma arvan, sa oled minuga nõus, on see, et need enamus tehakse ikkagi kas narko- või alkoholijoobes, tema see lävi on teistsugune, et karistusharilikult sellise inimesi enam ei heiduta, see on nagu purjuspeaga rooli minemine, nagu ütles üks Eesti Vabariigi endine minister, kes vahele võeti purjuspeaga roolist, ütles, kuidas kaine peaga poleks purjuspeaga rooli läinud. Nii et täpselt samuti ka sellise relva kasutamisega. Ja siin tahaks öelda või mainida, et nagu oli ka varem jutuks, et politsei ju reageerib igale sellisele teatele suurte jõududega, mis omakorda tähendab, et kui keegi seal suvaliselt mingisuguse mängupüssiga lolli mängib, kui suur politsei ressursi, aja ja rahalise ressursi raiskamise kõik on, käia väljas kogu selle tiimiga, kes sellel puhul välja käib ja siis selgub, et üks juuades vend midagi niisama lolli mängis. On ju nii? Absoluutselt ja eriti suur see ressursi kulu on siis, kui ta juhtub väljaspool keskust. Ehk siis, kui me võtame näiteks siin samane Põhjaprefektuur, Tallinnas patrull on, aga kui me võtame sinna juurde Loksa ja see info tuleb, siis siit ikkagi sõita on sinna päris pikk maa ja kui sinna läbi ikka mitu patrulli, siis me võime ise ette kujutada, kui kaua on siis patrulle linnas vähem näiteks, eks ju, et see on kulu, loomulikult. Ma ei tea, kui paljud nüüd need kurjategijad ja niisama mängurelvade ja õhkrelvadega vehkijad meie raadiot kuulavad. Tahaks loota, et mõnigi neist. Ja öelge, mida siis lõpetuseks neile südamele panna? Teistelegi siis, et mida teha või kuidas käituda, et teil oleks vähem peavalu selle sama probleemiga?
võib-olla kurjategija on vale sõna, et tegelikult need inimesed, mina arvan, suure enamus nendest lihtsalt ei saa aru, mida nad teevad. Neil on uudishimu, et jah, siin on narko ja alkojoove kindlasti mängus, aga siin hästi palju on ka seda mõtlematust. Ma sain ägeda asja kätte, see on nagu mänguasi, torust vaadatakse sisse, uuritakse, mis seal toimub, sihitakse üksteist. Käiakse kaubanduskeskuses sellega ringi. See on äge, tehakse pauku, eks ju, teised inimesed kardavad, inimesed ei mõtesta lahti, et kuidas see mõjub teisele inimesele seal kõrval. Arvestades veel tänast, eks ju, konteksti, et kus me elame, mis seis siin on? Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, suur tänu, et leidsid aega täna tulla Krimi raadiosse, sellega on meie tänane saade ka läbi. Stuudios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Aitäh kõigile, kes kuulasid, selle aasta viimane Krimi raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni. Krimi raadio.